on miski, mis saadab mind pidevalt. Ta on kogu aeg mu selja taga olemas. Ootel. Ja nii kui võimalus tekib, astub ta sisse. Justkui keegi poleks teda kutsunud. Äkki olengi mina see, kes kutsub. Lihtsalt kuskil sügaval sisimas on see koht, mis kutsub. Või äkki hirm ongi minu sõber, minu turvaesi. Minu elu parim asi. Aga miks? Olen kuulnud, et on selline teraapia, kus kutsud enda hirmu endaga teed jooma ja kooki sööma. Kuidas see küll välja näeks? Ma näitan. No näete, monsieur hirm. Siin on teile kooki ja teed. Tahate äkki hetke minuga istuda ja head paremat maitsta? See, siin on vaarika kohupiimakook. See on sidrunikook. Aga vot see, uhke siin keskel, on Pavlova kook. Ja muideks, härra hirm, kas te teadsite, et Anna Pavlova, kellele kook on pühendatud, on balleriin? Imeline tantsija. See võib küll mind edasi mõttele, et mul on päris suur hirm, et ma ei suuda oma tantsusamme meelde jätta. Miks mul on alati hirm peal? Pidev ärevus, lõputu ärevus. Lihtsalt piinav. Ma laban öösiti silmad avatuna ning mõtlen, mis mul viga on. Miks ma ei saa magada? Miks mu sees on nii suur ärevus? Kas ma ei suuda enam kunagi normaalselt elada? Jäängi kartma. Aga mida kartma? Täielik jaburus. See on täiesti kohutav, kui mul pole enam enesusku ning lihtsalt lasen elul edasi minna. Mingis mõttes sust üle sõita. Tahaksin julgelt ja vapralt oma elu elada. Kas ma saaksin sellega hakkama? Ma oleksin justkui keegi teine. Täiesti erinev. Vahepeal ma ei tea, kuidas käituda, kuidas rääkida. Kas ma ei oska elada? Kas lihtsalt olengi veider? Ja mul on kuidagi rohkem piiranguid kui teistel. On hetki, kui ma püüan olla reaalsuse eest peidus. Näiteks, mõnikord ütlen ma endale mida teha, aga järgmisel hetkel ma siiski ei tee seda. Sest see pole tegelikult mina, keda ma endale peale surun. See on keegi teine, täiesti erinev. Mu süda hakkas puperdama, sest seal oli nii palju inimesi ja ma ei suutnud enam selle keskel olla. Üritasin põgeneda või enda sisse vajuda, aga see ei tahtnud kuidagi õnnestuda, nii et pidin selle kõik välja kannatama. Ja mul oli nii imelik tunne kogu aeg, et mis minust niimoodi küll saab, aga ei saanudki midagi. Lõpuks seisin tühjuses ja lihtsalt vaikisin. Ma nägin küll kõiki, aga mul polnud nende jaoks aega, sest ma pidin iseendaga tegelema, et minu südame puperdus ja hirm minu seest kaoks. Ma ei saanud rääkida, sest mul mattis hinge. Süda vajus saapas äärde, silmist purskusid pisarad. Aga mida ma siis kartsin? Et mind ei taheta, et mind aetakse minema, et ma ei suuda enam kunagi naeratada. Mõistus ütleb, et see on lauslollus. Aga keha ajab ikka oma. Hirm on miski, mis on pidevalt minu sees. Tunnen seda oma kehas, igas rakus. Tavaliselt, kui mul tuleb hirm peale, siis tunnen nagu voolaks mööda keha alla mingi jäine voog. Rahulikult, ühtlaselt, järjepidevalt. Seda hirmu voogu on omamoodi
trennis tunne kogeda, seda laviini mööda keha allapoole liikumas. See on nagu massaaž või mingi kergendus, et nüüd on ta kohal. Nüüd on kohal. Kas teil on ka vahepeal tunne, et kui te olete üksinda kodus, siis tegelikult ei tunne, et te üksinda olete? Mul on. Ja see on vahepeal väga õudne. Tagantjärgi mõeldes on see muidugi naljakas. Ükskord olin ma üksinda kodus ning hakkasin koolis tehtud koduseid tööd tegema. Maja oli surmvaikne ehk iga piiks või kriuks peaks tähendama midagi. Nii ma siis vaikuses õppisin, kuni alt kostus midagi. Haarasin kohe midagi kaitseks kätte. Tollel hetkel oli see pliiats. Majast põles tuli ainult 2 toas. Minu toas ja köögis. Hakkasin hästi vaikselt liikuma, et vaadata, mis seal pimedas olevas toas siis toimub. Vajutasin õrnalt esiku lambilülitit ja hakkasin täiesti jõust karjuma. Samal ajal vaatasin, et kes seal toas siis on. Te ei kujuta ette, kes mulle otsa vaatas. Kass! Minu enda kass, kes oli lihtsalt vale põranda liistu peale astunud. Mina kartsin väiksena, kui mul jalad on üle voodi ääre või teki alt väljas, siis keegi lööbib mind ära. Ja seda ma kardan tänase päevani. Lisaks sellele kartsin ma rippuvaid jopesid pimedas ruumis. Ma arvestan rippuvaid. Ja kui ma kuulen imelikke hääli, siis ma hakkan asju ütlema. Minuga juhtus päris tihti, et mind jäeti üksinda koju. Alguses polnud midagi. Lihtsalt oli vaikne ning oli kuulda kella tiksumist. Tikk-tak, tikk-tak, tikk-tak. Kuniks hakkas hämarduma ning seintele tekkisid varjud. Siis tundus, et nagu mingid sõrmed paistaksid kardina tagant ning järsku hakkas toolikorjule visatud jakk inimese moodi paistma. Õnneks olin ma juba valges, võtnud endale põrandaharja lähedale. Et kui oligi vaja hämaras ruumis vetsu minna, siis põrandahari oli kaitserelvana kaasas. Läksingi siis, põrandahari nagu oda käes, läbi tubade. Kui päris pimedaks hakkas minema, hakkasid mul pähe tulema mõtted mustast mehest, kes kohe minu tuppa tuleb. Kõige kindlam oli pugeda seinakapsi. Seinakapis oli turvaline. Või turvalisem. Tegelt veetsingi kogu õhtu seinakapis. Aga kas praegu on ka hirmus olla? Lava on hirmus olla. Aga mis see lavahirm üldsegi on? See on imelik. Tegelikult seda ju ei peaks olema. Oleks ju nii pikalt proove tehtud ja lavale rahva ette minekut oodatud. Pikalt valmistutud, et nüüd saab energiat jagada. Tekstid ka ju peas, liikumine selge. Aga midagi on, midagi, mis hirmutab. Mis see alla võib? On see madal enesekindlus? Või on see lihtsalt loomulik reaktsioon? Kas sellest võiks lihtsalt üle olla? Kas see on häbiasi? Ma istun oma kohale, lava keskel. Ma hingan sisse ja välja. Ma olen justkui valmis. Ma ootan, et kaardijad avaneks. Ja ma ootan. Ja ootan. Ja ootan. Kaardijad ei avane. Ma tahaks justkui lendu minna. Ma justkui sulaks oma kostüümi nagu päikeselisel päeval. Aina lähemale jõuab hetk, et terve saalides rahvast vaatab mind ja ootab minult midagi. Ma lasen vabaks. Mul põrkab pisar põsele. Minu tuli punasele põsele. Ja järsku hakkab midagi toimuma. Ma mõtlen ükskõik mida, et sealt minema saada. Aga ei, hilja juba. Kaardijad avanevad võlumuusika saatel
ja mulle tõesti vaatabki otsa terve saalitäis rahvast. Nende näod on täis lootust saada rohkemat kui üks väike pinges kuningas keset lava. Nad soovivad tõelist elamust. Minult, siit lava keskelt ja tuli punaselt. Mul otseselt suurt lavahirmu ei ole olnud sellest hetkest, kui ma sellest üle sain. Ma pigem olen enne lavale minekut elevil või midagi sellist. Aga eks ikkagi on väike närv, mis peab olema. Proovin olla suhteliselt chill ja värk. Ma lihtsalt proovin mõelda Meidoni peale, paneksime, vana hea trikk. Ma proovin olla suht mina ise ja proovin olla kontsentreerinud. Mitte, et kas ma peaksin paneksit ostma kõrvaklapid või siis hoopiski tellima demost. Alati on neid, kes uhkustavad, et ei tunne enne lavale minekut mitte mingit hirmu. Üldjuhul tuleb mul umbes pool tundi enne esinemist ärevus peale. Nii palju, et pean kusagile omaette minema ning pikalt ja rahulikult sisse-välja hingama. Kuniks üks hetk tunnen, et nüüd võin lavale minna. Olen valmis. Eks närv on ikka veel sees. Aga mis siis? Tegi mingit laadi sisemine valmisolek, et tahan küll rahva ette minna. Aga ärev on olla küll. Aga samas on rahvas esinemine minu sügav vajadus. Mu süda hakkas puperdama, sest ma ei teadnud. Ma ei teadnud, mis juhtuda võiks. Kui juhtuks nii ja naa, mis ei ole isegi reaalne, mis ei ole isegi võimalik, sest see lihtsalt ongi võimatu. Äkki ma olengi lihtsalt ülemõtleja. Noh, kes suudabki ennast rahustada? Nojah, ma lihtsalt kardan midagi seletamatut. Minu kõige suurem hirm on uppumishirm. Ma olen seda mitu korda kogenud ja see on kohutav. Kohutav. Sa tunned surmahirmu ja et keegi ei päästa sind enam. Et su elu on läbi. Et nüüd ongi kõik, mille nimel on vaeva nähtud, on olnud asjata. Kõik need mõtted käivad millisekundi jooksul peast läbi ja pärast seda tuleb juba mõte, kas ma nüüd olengi surnud. Sest keegi ju ei tea, mis tunne on olla surnud. Ma ei saanud sellest rääkida, sest miski nagu ei lasknud. See oli nagu keelatud ja mina seda keeldu täitnud nagu südamasja. Mu keha oli kuum ja pinges. Otsustasin, et parem ei räägi. Aga see mure minu sees vajab rääkimist. Mõtlen, et rääkimine on nagu normaalne värk ju. Või mis? See vist oleneb ka seisundist. Aga jätsin sinna paika. Vähemalt proovisin. Kell tiksub. Ja mina lihtsalt seisan ja nagu üritaks midagi võimatut. Reaalsus. Mäletan, et imetasin väga neid tantsijaid. Olin juba teab, kui palju kordi nende esinemisi vaatamas käinud. Oh, kuidas ma oleksin ka tahtnud koos nendega tantsida. Aga teadsin, ma ei saa sellega nii hakkama. Olen lootusetult kohmakas. Lõpuks, kui olin juba pikalt trenniga liitumist edasi lükanud, ma siiski läksin trenni proovima. Tundsin ennast väga hirmunult. Kartsin, et mul ei jää sammud meelde. Aga hakkasin vaikselt pihta ja muudkui käisin seal trennis. Kartsin, et ei saa samme selgeks ning mulle tundus pidevalt, et üks tantsija vaatab poole viltuselt.
ning lõin iga kord araks, kui ta lähedal pidin tantsima. Mul palutakse vahetevahel ettekandeid teha. Käkitegu ongi ja ma teengi. See on lõbus protsess. Ma harjutan kodus isegi ettekande esitamist. Siis jõuab kätte aeg, kui ma hakkan ettekannet esitama. Ja ma isegi naudin seda. Ma räägin oma juttu. Aga näen, et keegi nagu ei vaata ega kuula. Ma mõtlen, kas ma räägin seinaga või? Seinaga! Ja nii tekib mulle mulje, et ma olen mõttetu ja lihtsalt oma aega raisanud. See on väga halb tunne. Oled ju nii palju vaeva näinud. Mina lähen sellistel puhkudel lukku. Näost punaseks, seest kuumaks. Kõige hirmsam on see, kui ma avanen ning keegi hakkab selle peale naerma. Midagi läheb ülikiiresti kinni. Tundub, et alatiseks. Luuk on kinni. Olen täiesti pimedusse mattunud ega kujuta kust kaudu välja pääseda. Lootusetu, täiesti lõplik tunne. Aga miski hakkab minu sees sosistama. Mine edasi. Jaa, lihtsalt liigu. Liiguta oma kätt ja jalga. Lihtsalt mine. Mine edasi! Just, see on minu elu ja mina tahan oma elu elada, vaatamata sellele, mida keegi teine sellest arvab. Mina olen oma elu kangelane. Ma hakkasin teises kohas ratsutamistreenis käima ning sain hobuse, kellega tegin galoppi. Ühel päeval tundsin, et midagi teistmoodi. Ma olin hobust usaldama õppinud ning väga ei kartnud, aga olin platsi pikal küljel ja äkki. Hobune jäi galopi pealt seisma ja ma lendasin maha alaselja ja sabakondi peale. Mul tekkis nii suur valu, et ma lihtsalt lamasin paar minutit maas. Lõpuks sain püsti tulla, aga ikkagi oli valus. Treener ütles. Tuleb selga tagasi minna. Ma ei julgenud, sest kartsin, et ta teeb jälle sama. Ütlesin treenerile. Ma ei julge. Treener vastas. See on oluline sulle ja hobusele. See ei ole hea, kui sa selga tagasi ei lähe. Kuigi kartsin väga, siis treener veenis mind ikkagi ära ja lõpuks läksin tagasi hobuse selga. Ma kartsin nii väga, aga ma siiski läksin. Tundsin, et ületasin oma hirmu. Hobune testis mind veel, aga seekord olin selleks valmis ning ei kukkunud alla. Ma mäletan, kui ma Parmeiste järvest oma elu suurima haugi püüdsin. Mäletan, see oli vara hommik ja loopisin oma pisikest ahvena lanti. Rahulikult. Mõtlesin, et midagi suurt väga ei tule. Olin koos sõbraga, kuni järsku tundsin, et ritv oli kaldus. Korraks mõtlesin, et lant jäi kinni. Uskusin seda nii kaua, kuni saaks tamiili tõmbama. Paat hakkas liikuma ja lõuksin sõbrale. Võta välja! Pool õnge kadus sügavale vette ning algas võitlus kalaga. Lõpuks tõmbasime kala veest välja. Sõber sai ta võrku ja kala oligi käes. Siis hakkasime hüplema. 1, 2, 3. E la tessera sopra il grupale presso Mina linda pericosa uva nel corazzo partigiano vascionando non pedanaso no partigiano pura 36 la tessera sopra il grupale e presso Mina linda pericosa uva nel corazzo la tessera sopra il grupale e presso Mina linda pericosa uva nel corazzo. Tunnen ennast nagu väike vaba revolutsiooni loov laps. Tunnen, kuidas soe vihm mind üle võtab ja troopiline tuul minu mõtted minema lennutab. Olen see, kes ma olen. Elu on mäng. Mängin nagu laps. Proovin olla selles mängus mina ise. Hingan iseendana ja see on parim tunne. Ja kui tahan, et teised paneksid tähele minu tugevust, siis näitan oma nõrkust.
ja minu tugevus tuleb iseenesest esile.